Olemegi täna siia Sparta spordiklubisse tulnud selle mõttega, et arutleda natuke tervisealal. Et minu vestluskaaslaseks täna on Maris ja Mart Kajari. Et küsiks kõigepealt teie käest, Maris, et mis asi on tervis? Tervis, kui ametlikku selgitust siin rääkida, siis heaolu seisund nii vaimne kui füüsiline. Mart, mis sinu jaoks tervis oleks? Eks ta on põhimõtteliselt seesama, et hea enesetunne. Enesega, kuidas öelda, rahulolu ja kõik nii vaimne kui füüsiline. Et kes Mart ja Marist veel ei tunne, siis tegelikult tegu on erakordsete inimestega ja võib-olla te ise ei taju, aga see, mida teie teete Sparta spordiklubis, tähendab Eesti riigile 100 miljoneid eurosid kokkuhoidu aastas. Te investeerite tohutult Eesti riigi tervisesse, rahva tervisesse, sest need inimesed, kes ju liiguvad, on terve vaimuga ja terve kehaga, nii et me hoiame kokku väga palju solidaarset raviraha, sõbrad, ja eriti praegusel viirusajastul on see väga tähtis töö, mida te teete. Et ma ei tea, kas te olete üldse seda pidi mõelnud. Ja teine asi on see muidugi, et Maris, 3-kordne ema, palju õnne, varsti 4-kordne ema, on ju lõpetanud tervise spordi magistrina. Ja? Sporditeaduste magister oled sa, eks ole, et ehk siis see sportimine ja tervis on sinu jaoks olnud terve elu prioriteet ja oled ka personaaltreener siin Spartas tegutsenud ja Mart on siis ju Sparta spordiklubi rajaja ja endine suur aktiivne sportlane, osalenud maailma suurtel Vasalopeti maratonidel, jooksumaratonidel, aktiivne liikuja. Mart, kuule, miks sa seisma ei saa? Mis sa kogu aeg liigud ja mis sa jooksed ja mis sa suusatad? Mis sul viga on? Ei, no eks see ongi selline harjumus, et ega see ei ole nagu nii lihtne, et üks päev ei tee. Muidugi ma teen kindlasti täna võib-olla natuke vähem kui 10 aastat tagasi ja võib-olla tänane natuke ikkagi see eesmärk on ka see, et lastel eeskuju. Et täna võib-olla minu liikumised on päris palju seotud sellega, et koos lastega. Et ma proovin, kui varem oli see, et ütleme, kui lapsi ei olnud, siis oli see, et ma lähen täna, jooksen 15 kilomeetrit, jooksen kiiremas tempos, siis täna vaatad, et aga lähme lastega, käime tund aega, käime 2 tundi, jalutame metsas talvel, lähme kelgutame, et saad oma füüsilise vormi sellega, et kui seod lapsed kelguga taha, jooksed, lastel rõõmu, kui palju panevad jalad maha, et issigas jõuad edasi, et ma saan oma füüsilise liikumise sellega kätte, aga kõik seesama, et ega käid, liigud metsas, saad oma mõtted selgeks, et ega kontorilaua taga ei saa kogu aeg istuda. Kui sa metsas liigud ja saad oma mõtted selgeks, siis kas sa jooksed või kõnnid või liigud kõrvaklappides ja kuulad kellegi mõtteid või oled rohkem omaette? Kuulad linnulaulu? Ütleme nii, et kindlasti ma metsas ei pane veel vähem kuskil, kui satun liikluses olema, et isegi minu jaoks nagu jooksja, kes kuskil liikluses kõrvaklappe kasutab, et see on natuke ohtlik, et rääkimata mingi liikumisvahendiga, aga metsas, jah, ma saan aru, kui mõni inimene, tal on vaja mingid tööasjad või mingid podcastid või mingid asjad ära kuulata, aga muusikat ma kuulan kodus, et selleks ma kindlasti ei lähe metsa. No muusikas olete mõlemad suured fännid ja ma saan aru, et käite üle maailma erinevatel kontserditel ja kuidas see muusika siis nagu teie arvates tervisele ja sellisele liikumisele mõjub? Minul, kuna ma enne, kui ma dekreeti jäin, olin ka tantsutreener, siis ma ühe päeva avastasin, kui ma kuulasin mingi tead muusikat autos, mõtlesin, et appi, ma ei ole nii ammu muusikat kuulanud, et see mõjub nii teraapiliselt ja hästi, et see oli äge sükene nagu hetk, kui ma tundsin, et ma pean muusikat kuulama ja siis ma paningi kõrvaklapid pähe ja kodus kuristasin ja kuulasin muusikat. Et muusikal on, minu jaoks on hästi suur tähtis hetk nagu. Ja ma olen sinu treenides käinud ja ma tahtsingi, Maris, jõuda natuke nagu sinu treeningute juurde ja olles ise olnud sinu klient personaaltreeningutes, siis ma võin väita, et need ei ole lihtsad, need on ikkagi päris tõsised ettevõtmised ja ega sa armu ei anna, eks ole, et tippsportlast sa minust ei teinud, aga vähemalt see, et pärast seda ei ole ka mina enam liikumist nagu kuidagi seisma saanud, eks ole, et liigun, et sa andsid sellist inspiratsiooni ja ma tean, et väga paljudele inimestele, kellele sa trenni annad, mõjudki inspireerivalt ja nad jäävadki liikuma, et sa oled selline positiivne liikumisandur.
ja teed ju väga palju igast tantsutrenne ja grupitrenne ja asju, et kus sa näed täna just eriti nüüd sellisel koroonaviiruse ajastul, et kas selline muusika liikumine, grupi liikumine, kuidas nagu, mis sinu nägemus selles asjas oleks täna? Ma nüüd hakkan endale vastu rääkima, et tegelikult ei ole rühmatrenn on emotsioon. Minu jaoks on see emotsioon ja tegelikult klientide jaoks on ka see emotsioon. Sa saad hoida ennast vormis, hoida ennast toonuses, aga minu see mõte, mis ma tahan anda, on see, et ei ole vahet, kus sa oled, kas või hommikul pesed hambaid, sa saad alati olla liikuv, et selleks sa ei pea tegelikult nii-öelda rühmatrenni tormama, kui see inspireerib sind ja kui sa armastad tantsida, siis tee seda rühmas, sest seal on veel hulka suurem feeling, on ju. Kui sa armastad pampi, siis käi trennis, et leia pigem see nagu see enda asi, mis sind paneb nagu peale tööpäeva naeratama või puhastab su mõtteid ja tundeid, et tegelikult see, et laps tuleb koolist jala koju, siis ma kogu lastele seletan, et see häälestab sind kodusele sellele, et üldse nagu liikumine, selle sõna kõige lihtsamas tähenduses on nagu tähtis. Et seda ma tahaks õpetada oma lastele, seda ma räägin ka oma klientidele, et mulle õudselt meeldib, et mul on kliendid, kes mul käivad ja inimesed on ju, aga ma tahan neile öelda seda, et nagu mina olen ainult mingi väikene abimees ja ütlen, et tehke, aga et enda seest peaks see kuidagi tulema nagu, et liikumine on täpselt sama tähtis, kui on söömine, pesemine, puhkamine, sotsiaalsed suhted ja nii edasi, et liikumine on nii loomulik elu osa peaks olema. Et ma võiksin siis nimetada teid mõlemaid, aga sind eriti siis nii-öelda liikumisterapeudiks, nagu toitumisterapeudid nimetavad, teevad menüüsid, sina oled nagu liikumisterapeut, et kui perearstid ja arstid, eks ole, määravad ravi, tablette või lõikavad ja teevad diagnoose ja siis ütlevad, mine nüüd ela tervislikult, eks ole, et me tegime sul sellest haiguse, nendest sümptomitest nüüd nii-öelda leevendasime sul seda, aga et mine toitu õigesti ja mõtle õigesti ja asjad, siis sina oled see tegelikult see arst, kes siis pärast võtab selle asja üles ja teed palju tänuväärsemat tööd, kui sa võib-olla ise oled võib-olla mõelnud, et mina nimetan siit doktor liikumine. aga ma tean, et sinu suureks kireks on lapsed ja Mart samuti nimetasid lastega liikumist, et te korraldate väga palju lastelaagreid ja lastele igasuguseid erinevaid tegevusi, et võib-olla lühidalt rääkige palun, mis need lastelaagrid või mida te korraldate ja miks see kasulik on või kuidas täna peaks üldse vanemad suhtuma laste liikumisse? Eks ütleme nii, et need laagrid said ka alguse sellest oligi, et meil oma lapsed said sellisesse vanusesse, et me käisime nendega tihti kuskil kas matkamas või kuskil niimoodi ära ja meie poolt oli alati see, et võtke oma sõbrad kaasa, et lastel lõpus on, ütleme nii, et kui lastel on sõbrad kaasas, nad on pundiga, see on endal ka rohkem vaba aega, sa ei pea kogu aeg nendega ninapidi koos olema, et sihuke natuke oma kasu ka mängus, aga siis üks hetk oli niimoodi, et see läks juba päris suureks ja siis me võtsime oma sõbra Maarju Sundi ka kampa, kellel on siis ka laste kergejõustik siin meie juures ja ütleme niimoodi, et hakkasime neid laagreid väikselt vedama ja tänaseks on nad juba siukseks päris suureks ja regulaarseks kasvanud, aga võib-olla ka laagrite see põhieesmärk on nagu see, et me tuleme laagrisse, me korjame ära telefonid laste käest, et nuti, et see nagu ära võtta, et suhelge, saage omavahel tuttavaks, tehke, iga päev lõuna ajal nad saavad korraks vanematele helistada, aga muu on nagu see ja ütleme, meie nagu kogemus hästi kihvt on nagu see, et lapsed hakkavad ise ongi ise mõtlema, ise tegelema, nad liiguvad hea meelega ja ka see, et õhtul isegi kui meil on kõik ütleme, et laagrid on meil siuksed, et matkad ja aktiivne tegevus hästi. Õhtul, kui on ütleme seal vaba aeg, õhtul on muidu ka siin Maris korraldab neile mõttemänge, näidendeid, asju. Aga päris see, kui on vaba aeg, et õhtul, et mis te enne magaminekut teete, lapsed võtavad tihti palli, lähevad õhtul välja palli mängima, mis on nagu meeldiv, et muidu nad istuvad seal telefonis, ma ei tea, mis nad siis omavahel suhtlevad telefoni. Ja siis, kui laagri lõpus, kui me oleme tihti küsinud, et mis teile laagris nagu kõige rohkem meeldis, siis lapsed ütlevad, et väga tihe vastus on see, et kõige rohkem meeldis see, et meil ei olnud telefone. Aga siis küsidki, et aga sa saad ju kodus selle sama asja teha, et pane see telefon ära, aga mul ei ole siis mitte midagi teha. Et lapsed vajavad, et seda vaba aega, et alguses ongi see, et siis nad hakkavad mõtlema, et näed, mul on igav, mida teha.
et see tulebki, selleks peab seda nagu aega nagu olema. Aga kas sa jõudsid väga huvitava selle järelduseni või selle, mida paljud on mõelnud, et kui lastelt võtta ära nutitelefonid, et neil on nagu igav, eks ole, et kas lapsevanemad, nüüd te olete ju mitmekordne lapsevanemad ja üks on tulekul kohe veel juurde, et kas lapsed vajavad seda, et lapsevanemad on neil meelelahutajad või kuidas see igavusest siis üle saada, et kuidas teie igavusest üle saate? Ja lastega ongi see, et me oleme siin ka arutanud, üks päev alles siin arutasin, oli Tauri Tallermaaga, kes rääkis, kuidas aju toimub, just temaga seda, et kuidas täna on nagu selline asi, et lapsed on koolis, õpivad ja kogu aeg, siis ta tuleb koju ja siis kas ta õpib ka oma asjad ära või niimoodi, aga siis on tihti see, et nüüd ma võtan oma telefoni, et laps võtab, tal kogu aeg aju nagu töötab, või vaatab ta seda multikat ja tal ei olegi nagu aega või kuidagi, ütleme nii, et see on niisugune järjepidev nagu ajutegevus. Uued signaalid. Et tegelikult ka aju on see, et nagu Tauri ütles, et ta ei oma või et see on kiired andmed tulevad peale, aga aju ei tee tööd, et aju tegelikult vajab selleks, et seda tööd teha, vajab ta niisugust rahulikku aega, mis siis on, ütleme, täiskasvanud inimene läheb metsa sörkima või jalutama, siis sa hakkad alles neid endale tulnud infot nagu analüüsima, kokku panema ja seda nagu kasutama, aga lapsel on nagu see, et ta vajab tund aega, sellist aega, et ta käibki vanematele närv, mul on igav, ma vaatan multikat või mul on juba igav, et ma võtan ikkagi selle iPadi või mul on vaja nagu, et mul on nii igav, aga see on nagu tund aega. Muidugi on lapsevanemal tihti kergem, et ta võta siis, tee, et ära käi mulle närvidele. Aga kui see tund aega nagu vastu pidada, siis ka üksik laps saab nagu hakkama, ta saab aru, et lõpuks, et tõesti on igav. Ja muutud loovaks. Ja, aga ma lähen välja, ma ehitan õues onni, ma teen, et see nagu ongi siuke, et ütleme nii, et selleks, et laps millega tegeleb, peab ta olema 2 tundi siukest. Igav. Ütleme, esimene tund on igav, siis ta hakkab midagi välja mõtlema, siis on, ütleme see aeg. Ja kui see muutub rutiiniks, siis ta saab aru, et see on tema elutsükkel ja see ongi nii, et vanemaatel on omad kodukohustused, eks ole, et ta peab tegema süüa, ema, eks ole, isa, siis on koristamised, asjad, et ei ole nii, et kui laps tuleb, eks ole, viskab siruli, röögib, et siis meie peame ruttu nagu nüüd minema, et pigem ongi, et ta õpib läbi vestluse, läbi eeskujude, et jah, sa võid praegult küll kisada, eks ole, aga et mis su põhjus on, et mis selle kisa taga on ju alati mingi puudus, mingi kas hirm või valu millegi üle, et pöörata sellele tähelepanu, aga ikkagi, et minul on omad asjad, nüüd on sinu mänguaeg ja laps tasapisi muutubki selliseks rahulikuks, hakkab koostööd tegema rohkem, eks ole. Eks need on ja ongi, et eks alati on ka see, et ega selles suhteliselt palju, ega ma ise vaatan, et mis sa teed lastega, aga täpselt see, et ega sa kogu aeg ei saa teha seda, et näed, nemad nüüd tahavad, mina nüüd teen seda siis, et see on nagu, ma kuulasin su jutust, tuli meelde selline võrdlus lihtsalt toitumiseks, see on nagu suhkru tarbimine või rasva põletamine. Eks ole, et sul on vaja kiirelt ja energiat, anname suhkrut juurde, eks ole, ja laps läheb veel rohkem ju pöördesse, eks ole, ja ise ka, eks ole. Või siis anname talle rahulikult aega rasva põletada, nii-öelda harjuda keskkonnaga, harjuda selle uue asjaga ja saada seda rahulikku energiat, mõtlemise energiat, eks ole, enesega tegutsemise aega. Et natuke nagu sarnane, et selles suhtes teie mõte on nagu väga hea, aga kuidas siis, Maris, sina, eks ole, seda asja uurinuna, laste liikumist uurinuna, kõigepealt võib-olla räägi, et mida sa siis tegelikult uurisid ja mis järeldustele sa oled jõudnud selles asjas? Kõige tähtsam, mis jälle, et elu on ju lihtne, on ju. Me ise suudame ta keeruliseks teha ja mis ma oma magistritöös ka tegelikult jõudsin selleni, et kui sa tahad, et su lapsel oleks vaimne tervis korras, siis ainuke, mis aitab, üllatust, liikumine ja kuni 3 korda nädalas on see, mis hoiab lapse vaimse tervise korras. Et nagu need on lihtsad asjad, milleni me jõuame, aga see on nagu see maailma valukoht, et miks me ikkagi näeme, et nii palju lapsi on lihtsalt trennidest ma ei räägi, vaid üldse nagu, et ühe päeva ma sõitsin linnas ringi ja mõtlesin, et tänavad on tühjad. Mitte ükski laps ei mängi väljas enam. Et neil on nii palju huvitavat ja siis ma olen kuulnud maapiirkondadest, kes elavad vanemad ütlevad, et ja mu laps läheks küll õue, aga nagu ei ole sõpru enam õues, sest kõik on arvutites kodus. Et nagu see... Aga kuidas seda siis muuta? Mis sinu ettepanekud oleks? Arvutit võtame ära lastel.
et see tegelikult ongi see samamoodi on see nutivaba laagri mõte on ju tegelikult selles, et meil on olnud ka siukseid hirmuhetki ja kahtluse momente, kui on kellelgi näiteks lapsel mingi suur koduigatsus, et loomulikult me oleme inimesed, me oleme vanemad, et me mõtleme, et võib-olla see üks kõne päästab selle lapse õhtu, on ju. Tänu sellel me viisime kõned lõunasse, on ju, või nagu peale lõunasööke lubavad, et õhtuti ongi, lapsed ongi hellemad, aga me oleme pigem nagu seda öelnud lastele, et see ongi okei, et te igatsed vanemaid. Aga on ka mingid hetked olnud meil, kui me mõtleme, et äkki neil peaks ikkagi telefonid käes olema, on ju. Aga siis järgmine, et ma saan jälle mingi märgi, et pole midagi vaja, et kõik on jumala hästi. Et minu või nagu see vanemad peaksid nagu, ma olen hästi palju kuulnud seda, et mõned vanemad ütlevad, et tead, ma ei viitsi seal nutiseadme pärast lapsega enam kakelda. Las ta olla, ma ei viitsi. Ja minu jaoks on see nagu selline mõõk südamesse, et kui sina loobud või lapsevanemana, siis nagu halloo, et kui sa kogu aeg räägid ja teavitad, et nutiseade tekitab sinu ajus täpselt samasugused reaktsioone, nagu tekitab narkootikumid ja suitsetamine, alkohol. Et see ongi sõltuvus, et kui sa jõuad ise selleni, et siis sa nagu tegelikult võitled ja mina iga päev räägin oma lastele sellest ja ma üldse ei näe, et ma võidan selle võitluse, aga mina ei anna alla mitte iialgi. Et see on hästi raske on olla lapsevanem tänapäeval. Aga kas peab üldse alla andma, et ma mõtlengi sellist asja näiteks, et missugune on teie arvamus sellest, et vaata last suunata liikuma. On ju võimalus last sundida kuhugi minema, saavutama. Ütleme, et endised sportlased, teie, mina, eks ole, et sa pead minema, ma ei tea, mehed, ma ei tea, seda tegema, nüüd sa pead minema sinna, sa oled kõva mees, siis sa oled änks värk, eks ole, et sa sunnid või peaks olema rohkem selline nagu lapse kuulamine, loomuomane suunamine kuidagi nendesse huvitegevustesse, et kas sa uurisid või oled kuidagi täheldanud või Mart, et kuidas see lapse loomus versus laste vanemate soov, et kuidas siin seda tasakaalu leida? Ongi, selle koha pealt on keeruline, et nad käivadki trennis. Ega lastel, kui neil on hea seltskond ja kui nad on leidnud oma ala, näiteks meil vanem tütar leidis oma ala läbi väga raskete nagu katsumust, et ta näiteks ujumise lõpetas ära, lõpuks ta tegi trikoo märjaks ja sõitis selle ajal rongiga. Et siis me saime aru, et ta käis seal küll 4 aastat, on ju, siis ta proovis kergejõustikut, siis ta leidis sulgpalli. Sulgpalli ta leidis nii, et ma suve läbi tagusin ega sulgpalli, sellepärast, et ma nägin, et tal on pallitunnetus väga hea. Ta käis sulkatrennis. Nüüd ta on jõudnud siia kergejõustikusse ja ta väga naudib. Tal on oma seltskond seal ja ta väga naudib. Et üks asi on see, et ta leiaks selle oma ala. Et nagu meil on see reegel, et ühe hooaja, kui sa mingi ala valid, siis sa käid ära ja siis kevadel otsustad, kas sa jätkad või ei jätka. Aga teine asi, mis on palju olulisem, miks tegelikult on meil protsent maas, miks lapsed ei liiku, eks see trenn ei anna midagi tund aega päevas liikumist või 1,5 tundi. Autoga viiakse kohale, tullakse järgi, autos antakse süüa lapsele. Et tegelikult on puuduse liikumine ja kui nad ülejäänud aja nutiseadmes või nad istuvad toas, siis see tund aega päevas tegelikult see WHO soovitus 60 minutit päevas, see on vähe lapsele. Et nagu see on nagu tegelikult see probleem, miks tegelikult ka liikumisprotsent lastel on Eestis hästi madal, kuna nad teevadki 3 korda nädalas teeb trenni, just nagu peaks kõik hästi olema, mõni teeb 4 korda, mõni teeb isegi 5 korda nädalas, aga see on tegelikult 5 tundi päevas liikumist. Ja ülejäänud aja, mis nädalas. Või 5 tundi nädalas. Aga Maris, ütle mulle, sa enne tegid mulle ühe hea ettepaneku, me seda nii-öelda siin praegu ette valmistasime kergelt, et sa ütlesid, et sul on üks hea idee või selline soovitus koolide juurde või mingite lasteasutuste juurde, mis seotub just sellega, et me liiga palju võib-olla nuinutame, hoiame või kuidagi üritame kaitsta oma last tegelikult talle kahju tehes. Võib-olla sa räägid lühidalt oma sellest ideest, mis sa mulle enne mainisid siin. Jaa, ma ammu juba mõtlen seda varsti teen teoks ka, et ma saan järjest neid märke, et peaks tegema. Et kooli juurest kilomeetri kaugusele joonistame punase selle spreiga joonistame igale poole teedele need, et sealt ei tohi auto edasi sõita. Mõtle, kui su laps liigub kilomeeter hommikul kooli ja kilomeeter tagasi, see tähendab, et sa pead arvestama, et okei, et ma tulen sulle sinna punase joone juurde vastu, et ma viin su trenni küll näiteks, kui see trenn on nagu eemal, aga selle kilomeetri sa kõnnid, see on 2 kilomeetrit päevas lapsele. Mõtle, kui tore. Mõni kõnnib seda 7 minutit, mõni kõnnib 10, mõni tulebki 0,5 tundi oma koolikaaslastega ja seletavad kõik asjad seal ära. Et mõtle, kui äge see oleks, et alustame Nõmme gümnaasiumit
ja Nõmme põhikoolist, siis Nõmme jääks suht autovabaks hommikuti. Et lihtsalt me nagu ise saame nii palju ära teha nagu selle kogukondlikul tasandil, on ju, või nagu vanematena. Väikelinnad, Ja, külad, just. et miks autoga, kui tõesti vanasti ju, eks ole, lapsevanemad pangu nüüd ennast selle oma lapsepõlve, siis nad ju liikusid sinna bussi peale kilomeetreid, läksid selle bussiga kuhugi, et täna siis peab viima nagu soojalt, eks ole, kohale, et kas see on nüüd lapse hoidmine või see on pigem lapse kahjustav tegevus, last kahjustav tegevus, et sama, et Mart ju, me oleme nagu natukene samas koolis käinud ja kilomeetrid hommikul kooli jalutanud, eks ole, aga Tallinna linnas on see võimalik, eks ole. Minul 2,5 kilomeetrit hommikul kooli, 2,5 kilomeetrit. Ja see oli minu arust üks fun aeg, sest tõesti sa, nagu Maris ütles, et sa teed midagi sel ajal, eks ole, et sa ju sotsialiseerud, eks ole, õpidki koostööd tegema, üksteisega arvestamist, tempot, asju, eks ole, kõigil kohustused, aga samas see oli nagu selline mõnus fun aeg, kus sa said natuke rumalusi teha, eks ole, puuotsa ronida ja nii edasi, riideid määrida veidi, aga ongi see, et kuidas siis nagu ikkagi seda nagu ellu viia, et punane joon, enne me rääkisime ka seda, et mida siis kohalik omavalitsus või riigi tasemel, ütleme siis võiks ette võtta. Toome lihtsa näite, et enne siin oli juttu, et need terviserajad, et Nõmme, ütleme, kui me oleme siin Nõmme kesklinna piirkonnas praegult, eks ole, et siin on suhteliselt hästi kergliiklusteed juba ja asjad, et üks asi, et kas vanemad peavad ise autoga tööle minema või on tõesti, et jalgratastega koos lähme, eks ole, sõltumata ilmast, et ega siin see 10 kilti raadiuses toimub kõik asjad, eks ole, ja jalgrattaga 10 kilti käib tegelikult väga kähku. Aga et kuidas täna te tunnetate, et see kergliiklus või üldse selline liikumisvõimalus, et mida saab kohalik omavalitsus või linn eelkõige või riik muuta, et see oleks rohkem sellist liikumist? Ega see ongi, et ega kas nüüd muutma peab võib-olla arendama, et need samad kergliiklusteed, et mina käin väga tihti, ütleme suvel, kui ilm ikkagi lubab, siis mina käin rattaga tööle, et ütleme niimoodi, et siin vihmaga täna mõned ikka tugevamad käivad siiamaani veel ilusti rattaga, et ma nüüd päris siukse, ütleme niimoodi, et juba +10 pealt alla selle, siis mina nagu rattaga ei tule või vahest ka niisama jalgsi või tõukerattaga käid. Täiskasvanuna nagu oskad neid ohte näha, võib-olla lapse jaoks ma jälle ka ütleks, et ma ei tea, kas ma nüüd last saadaks, et see on praegu on siit 5 kilomeetrit mul koju, et mõned teeületused ja sellised, aga tegelikult eks nad lähevad paremaks, need ületused ja asjad, aga see ongi võib-olla selline üldise mingi võrgustiku väljaarendamine, see on selline linna ja selline ülesanne ta võiks olla, aga ma näen samas, et hästi suur puudus on ikkagi, kuidas öelda, nendest inimestest, kes aitavad panna nüüd nagu liikuma ka neid täiskasvanud, et ega tihti see täiskasvanu on ju eeskuju oma lapsele. Et see sama, et näiteks mina võtan iga aasta siis septembri alguses, kui hakkavad koolid, hakkavad trennid, asjad, siis võtad ette lastega, ütleme nüüd nad on juba vanemplika nii suur, et ma temaga enam ei pea, aga teistega oli see, et võtan oma selle aja 2-3 päeva, et ma lähen nendega kooli, jalgsi kooli, peale kooli lähen jalutan nende kooli juurde, lähme bussiga, sõidame, kuidas ta trenni saab, et ta õpiks selle teekonna selgeks. Jah, seal ongi, et tihti paljudel vanematel on see, et mul on lihtsam autoga ära visata, aga tegelikult tuleb võtta see 1-2 päeva, ega seal oligi, mis tegelikult ma sain 1 päev käia, siis lapsed ütlesid, et rohkem pole vaja, et nad juba oskavad. Et sa pead ka lapsele näitama seda, et seesama, et seal bussis sa ei saa istuda oma nutitelefonis, vaid sa pead jälgima, millal su peatus tuleb, on ju. Sa pead ära õppima, et kui siit on pööre, nüüd midagi juhtub, astusin vale bussi peale, kus sa tuled, et sa ka selle visuaalselt endale mingil määral meelde jätad, on ju. Et aga selleks sa pead ise nagu selle aja võtma, selle nagu ära tegema, et võtadki, et 1-2 päeva ma nüüd teen. Sama selle ka siin nagu treeneridki ütlevad meile, et tegelikult see trenni minek ja tulek selle ühistranspordiga või siis jalgrattaga, see on üks osa nagu treeningus, see käib treeningu juurde. Et kui öeldaksegi, et tegelikult kui see tervise liikumist nagu arvestatakse, siis tund aega siukest energilisemat kõndi on kõige alus ja peale seda tuleb alles trenn, et see trenni mõte eeldab seda, et sa oled muidu ka liikuv, mitte see, et ma päev läbi istun kontoris laua taga, lähen teen ruttu oma tunniajalise trenni ära, see ei ole päris see, et see on natuke siuke, kuidas öelda. Sa puudutasid ääreveeri ühte väga huvitavat teemat, millest ma ka tahtsin täna arutleda, on see, et täiskasvanud on oma lastele eeskujuks, aga
ikkagi see enesearmastus on ka oluline, endast hoolimine, eks ole, et sagedasti mõeldakse, et spordiklubid on sellised jõusaalid, kus on ilusad naised moodsates kostüümides ja suured härjast mehed, kelle lihased on väga suureks pumbatud, et mis mina nüüd väike ülekaaluline sinna lähen, mul ei ole ka kõige moodsamat dressi, et nüüd ma pean minema klubi maksu maksma, siis veel ostma kõige kallimad uuemad dressid, mis mulle võib-olla kehaliselt väga ei istu, eks ole, ja siis minema nende suurte sportlaste vahele sinna, et väikese hiirekesena, eks ole, et see on nii hirmutav kogemus. Et teil ei ole ju mitte ainult jõusaal, vaid see on nagu spordiklubi, eks ole, teil on siin jooksu ja ratta ja suusatamise, mille kõigega te siin ei tegele. Aga ikkagi, Mart, mida sa soovitaksid sellisele inimesele, kes on ammu mõelnud ja vajaks oma tervise jaoks ikkagi mingit liikumist, siis millest alustada ja kuidas suhtuda spordiklubisse tulemisse, Ei, no ega seda ei pea kindlasti kartma või noh, et see ongi see, et ütleme nii, et kui probleem on selles, et sa pole kunagi liikunud ja nüüd sa saad aru mingi hetk, et ega seal ongi kedagi ei saa sundida liikuma, et on palju neid, kes ütlevad, räägivad juba aastaid, et ma pean hakkama tegema, et noh, jah, seda inimest on väga raske, et tavaliselt on see, et saabki mingi asi, kas siis tema enda või tema mingi lähedase tuttava, kes ütleb, oi, ma käisin arstis, oi, mul mõõdeti siuke asi ja tuleb välja, et väga hull on asi. Ja siis sa hakkad nagu liigutama, aga tihti ikkagi enamus inimestel on see, et kas on lapsepõlvest ja kellele mis ala meeldib, et sa pead nagu välja mõtlema oma selle, millega sa tegeled. Mõni tahab, ongi kindlasti metsas jooksmine, looduses viibimine, teistele meeldib pallimäng, kolmandale meeldib jooga või siis ongi jõusaal, et see on kõik siuksed asjad, et noh, võib-olla ka ise, kui sa mingeid asju teed, sa lõpuks tunned ära, mis see sinu ala on. Muidugi iga alaga on nagu see öeldakse, et 2 kuud läheb aega, et sa pead nagu 2 kuud mingit ala tegema ja siis sa saad alles nagu sellest aru või siis hakkab nagu mingi baas tekkima, mille pealt siis ütleme nii, et siis on lihtne jätkata. Aga sa pead nagu leidma selle ala ja võib-olla siis ikkagi leiad kuskilt selle mingi natuke spetsialisti, kes noh, see sõltub, kui sulle meeldib ütleme kepikõndi teha või noh, metsal, noh siis tegelikult jah, kepikõnni puhul ma soovitaks ka spetsialist, kuna enamus inimesi käivad lihtsalt kepid käes, noh see ei ole kepikõnd, et kepikõnni mõte on ikkagi see, et sa ikkagi toimub käega lükke mingi töö, mida noh nagu suusatamine, no, jah, reipavas kõnnitempos. Jah, aga seal ongi, et sa pead teadma, et su käsi läheb puusast tahapoole, mida enamusel on kepid ees lihtsalt, noh, sa võid raskuda. Mina nimetan seda keputamiseks, ilusate riietega keppidega niimoodi eputamine, eks ole, et sisuline see, nagu see tervise mõte on seal väheldana, et pigem ikkagi õla ülekoormus isegi võib-olla tekib, et ei ole seda lõõgastust ja pingutust, aga ma korraks põikan oma kogemuse juurde, Mart, sinuga on see, et mul oli vahepeal kõva plaan hakata triatloniga tegelema, eks ole, nagu ikka minu vanused mehed mõtlevad, et ma olen terve elu sporti teinud, nüüd ma hakkan virutama, nüüd ma sain tippsportlaseks, ole, ujun hästi ja jooksen palju, oskan rattaga ka sõita. Nüüd ma hakkan sporti tegema, sa ütlesid, tead Meeme, et rahune maha, et kõigepealt võtame lapse käru ja kõnnib tund aega lapse käruga, et see on piisav spordiala selleks, et mis sa jooksmisega ennast vigastad. Aga see meeldis mulle sellest aspektist just, et kuule, et me ei pea ennast vigastama ja tippsporti minema, eks ole, saavutama mingeid asju, et võrdle iseendaga iseennast ja hakka lihtsalt liikuma, tee lihtsaid asju, mine kõndima ja kui on väike laps, siis lükka vankrit, aita teda kõndima. 10 aastat ja joosta lapse käruga kõik järvejooksud. Ei, no see ongi see, et see on emotsionaalselt, annab sulle ka rohkem ja tegelikult nagu me siin rääkisimegi, et noh, kas sa pead nüüd 50-aastaselt, on sul vaja sinna tippsporti jõuda, et noh, pigem on see tervisesport, et noh, mina tean, et minu elu üks siuke, kuidas öelda ka, siuke märkimisväärne kogemus või selline, mis andis mulle kindla suuna kätte, oli see, et kuskil see oli üks 6-7 aastat tagasi, noh, lapsed olid meil siis sellised 5-4-3 kodus ja ma läksin hommikul mu sõbrad, siuksed, kellele meeldivad ikka mitme-tunnised trennid, vedasid mu kaasa, et lähme teeme ühe siukse pika matkaringi rabas, et noh, väga kihvt. Ja ma pidin pärast koju tulema, Maris oli kuskil ära, ja lastega siis midagi edasi tegema, noh, mingi laupäevane päev. Ja me läksime hommikul, nad viisid mind niitvälja juurde ja seal pidime tegema siis selle matkara, aga öösel oli sadanud ikka siuke 10 senti lund. Ja see, mis oli plaanitud siuke 2,5-3 tundi, noh, sellest sai 4 tundi, kuna noh, see maastik oli nagu lumine, raske, läks natuke pikemaks.
ja ma olin ikka nagu surmväsinud, kui ma koju ja siis lapsed ütlesid, et kuule issi, et nüüd lähme sinna, siis mul esimene see oli see, et teate lapsed, et issi ei lähe täna kuskile. Ja siis lapsed joonistasid laua taga ja siis tead nagu mõtled ja siis tõusid püsti, ütles, et pange riidesse, me lähme. Ja siis ma sain aru, et vaata selle tervisespordi või selle eesmärk olekski see, et ma suudaksin olla oma lastega koos, oma lähedastega kõigiga, et ma suudaks oma igapäevategevused ära teha. Et mitte see, et ma sätin oma igapäevategevused selle järgi, et mul on vaja nüüd kuskil see maraton kiiremini joosta või mingi siuke asi. Et see, ikkagi see peab teistpidi käima. Ma kogu aeg kordan seda oma treenides ka, et treening peab su elu kvaliteeti parandama, mitte seda nagu halvemaks tegema. Raskused, võtke maha, ärge minge hulluks ja kõik see. Ja selle jõusaali kohta on hea mõte see, et ma alati oma klientidele ütlen seda, et kui nad tulevad, et oi, ma kardan ja kuidas ma siin olen ja kõik vaatavad mind, siis ma ütlen, et jälgi, kas keegi praegu vaatab sind või? Kõik on nii isekad, nad tegelevad ise endaga ja nad vaatavad peeglist ennast ja kui nad sind vaatavad, siis nad vaatavad sellepärast, et sa lähed jube hea välja, kui nad üldse sind vaatavad. Nemad arvavad, et sina vaatad neid. Et see on nagu, jah. Te mõlemad puudutasite väga õiget asja minu jaoks ka ja ma usun paljude inimeste jaoks on oluline see, et olla terve. Et sport ja selline just juba teatud vanuses või kui pole üldse liigutanud ja hakkad minema selle, lähed kergelt äärmustesse ja hakkad tegelema nagu juba see tikkspordiga, kus sul tulevad vigastused, kus sa vajad juba arsti abi. Et parem olla lihtsalt elujõuline, olla nagu positiivne, olla terve, mitte et sul liigesed lihased kogu aeg valutavad, et sa pead saavutama suuremaid raskusid. Järgmine trenn ma teen 25 kiloga, siis ma pean 32 kiloga juba jõudma. Ei ole vaja, sõbrad. Tehke minimaalraskustega, tehke oma keha raskustega. Üks osa sinu treeningutest ongi ju tegelikult oma keha ära kasutamine. Ei olnud suurte raskustega vaja teha selleks, et olla heas vormis, olla elujõuline, mitte väsinud. Ja teine siis see, et ei pea olema nagu või kujutama ette, et keegi vaatab kedagi, inimesed on ise endaga ametis ja see riietus ei oma mingit tähtsust, kus sinus kiirgub sellist elujõudu, positiivsust, siis vaadatakse pigem seda elujõudu ja positiivsust kui see, et mis uhked riided sul on, kedagi need riided tegelikult ei huvita. Et mina olen käinud jõusaalis väga tavaliste riietega, mul on mõned spordiriided, ma ei tea, 20 aastat vanad, üldse ei huvita, et sa teed oma asja. Ja selles mõttes on teil ju super õigus, et nii ongi, et sa endaga hästi läbi. Ei, seal ongi, aga ütleme jah, natuke sa pead just oma seda, oma siis vanust või ealisust jälgima, et ega selge see, et öeldaksegi, et 35. eluaastast hakkab ikkagi organism, kuidas öelda, nõrgemaks, et ta vajab kogu aeg, et kui sul ei ole siukest maatööd või kui sa ei saa füüsilist tööd teha, siis sa pead ikkagi mingeid füüsilisi harjutusi tegema. Kas see on, tihti ongi, et kusjuures meil käib siin päris palju ikka väga eakaid inimesi ja ütleme just sellepärast, et neil on vaja liigutada, teha mingeid oma jõuharjutusi, just see, et lihased ei kärbuks. Aga ütlemegi, et mida eakam sa oled, siis sa oled ka ilmastikule tundlikum. Et kui sul ikkagi väljas vihma sajab, mingi 20-aastane jookse, aga tee väljas oma kive tõsta, kõik on ju super, aga kui sa oled ikkagi 80 aastane, nagu meil siin vanemad on 90 aastased, neil on ka see, et ma tean, et meil siin käib paar vanemat härrasmeest, käivad kogu aeg ratastega väntamas ja kui ma mingi hetk nagu rääkisin, et ilus ilm, päike paistab, et miks sa väljas ei sõida? Selles vanuses ei ole oma tasakaalu peale väga kindel ja kui sa selles vanuses juba kukud, siis need on ikka väga, väga, kuidas öelda, siuksed aga juba ela 90-ni. No ja see ongi, aga nad on eluaeg sportidid. Aga see ongi, et nagu siuke, et sa pead nagu sellega olema see sama, et metsas niisama jalutamine on tore, sa kalutad energiat, aga ta ei anna väga su südamele, et sa pead ikkagi natuke energilisemalt käima, et see ka süda saaks mingi siukse, ütleme siis koormus, et ta saaks impulsi, et ta peab arenema või hoidma, et seda natuke on. Mulle meeldib teie sellises suhtumises see, et väga oluline osa tervise liikumisest on emotsioon. Ja korduvalt olete rääkinud lastega koos tegemisest, perega koos tegemisest, et tegelikult sport on ka tihti üksiku hundi värk, eks ole, et lähed üksinda metsas, jooksed, teed tempot ja jälgid väärket, käid jõusaalis, sa oled nagu üksinda. Aga palju toredam on ju teha koos, inimene on sotsiaalne olevus ja te olete ideaalne minu arust eeskuju sellest aspektist, et veel eriti, et see perega koos tegemise rõõm
ja nagu näha, teid tuleb ju juurde kogu aeg, eks ole. Aga et asju natukene hakata kokku võtma, et liiga pikaks, sest me võime ju lõpetuseni rääkida, kui tore, eks. Aga toitumine. Mida te soovitate? Te olete suured sportlased või terviseliikujad, et kus see toitumisse peaks siis suhtuma, et mis teie soovitused oleks? Ära pea ühtegi dieeti. Kui sa hakkad mingit dieeti pidama, siis ole täiesti kindel, et sa teed seda kogu elu. Söö normaalselt. Jälgi, et su organism saab vajalikud toitained kätte, aga see tähendab, et sa söödki kõike. Et äärmused välja, joo vett, maga piisavalt, kallista oma lähedasi, oma sõpru ja no elu ongi lihtne tegelikult, on ju. Et toitumine samamoodi, et kõik need, ma jätsin nüüd selle välja ja ma jätsin nüüd seda söön kogu aeg ainult seda ja teen mingeid dieeti nagu milleks. A4 järgi ära toitu, vaid kuula oma keha. No teil on siin samas ju jõusaal ja siin on ju kuulsad treenerid ja personaaltreenerid ja mõõdetakse kehaindekseid ja pikkust ja laiust ja protsenti ja seda nii ja naa ja tulevad menüüd ja asjad, et Mart, toidulisandid. Kuidas sina arvad? No, mina leiangi, et ega toidulisand on nagu selline asi, et välja arvatud mingite väikeste eranditega, enamus on ikkagi, kuidas öelda, sellised toidulisandid, mis on mõeldud ikkagi sportlasele. See eeldab juba seda, et sa teed 2 korda päevas trenni, et sa oled ikkagi juba tippsportlane. Rahvasportlasel jah, see, kui sa käid kuskil spordiarsti juures, sul on midagi, kuidas öelda, mingi aine, no kindlasti nagu öeldakse, Eestis on D-vitamiin, ma olen ise käinud ka mitu korda mõõtmises ja tõesti, mul on ta alla piiri ja ma ise D-vitamiini võtan, muid asju ka, kuna ma tean, et vahest, kui ma olen rohkem siin trenni teinud või mõne maratoni jooksnud, lihased tõmbavad krampi, siis ongi, et kellel on soolapuudus, mina tean, mul on magneesium. Et mingid sellised üksikud asjad, samamoodi, ega need spordijoogid, see on selline tunnetuslik asi, nendega kindlasti ei maksa üle pingutada, mõnel on need võib-olla lihtsad, et mingis vanuses jah, et ma tahan väga täpselt toituda, siis on lihtne, et ma seda muna ja putru ei söö, ma võtan selle toidulisandi, ma saan siit täpselt teada. Aga sealt ongi nagu inimesed nervivad, minu jaoks on ikkagi see toitumine ka pigem emotsioon, mulle meeldivad erinevad maitsed, kui võtamegi, kogu aeg on see, et juust on jube rasvane ja juust ei ole ju taimne, et jube kahjulik aine, siis ka praegu ma loen ühte raamatut just, kus siis ongi, et kui sa tead, et sul on juustudel on ju sadu ja tuhandeid maitseid, et kui sa seda natuke sööd, ma ei tea, see on emotsioon, et mina ütlekski, et ka inimestel on see, et pigem on lõbus, tore inimene, kes on ülekaaluline kui see, et ta on ikka jubedalt näeb vaeva ja siis ta ütleb, et ei, ma seda ei tohi. Tekitab stressi enda juurde. Kõike tohib mõõdukalt. Kui stress on, siis ainevahetus ei toimi, ehk siis see on jälle surnud ring, on ju, ja tegelikult mitte midagi kehas. Mõõdukus ja tasakaalukus. See on nagu oluline. Ja siis võib-olla kas sellist abi saab ka siit Sparta klubist või nõuannet, et näiteks kui inimene tahab alustada midagi, kas ta võib pöörduda Sparta spordiklubi poole näiteks või siin treenerite poole, et alustada üldse mingit liikumist või asja? Ja kindlasti. Et seal on tihti ka, et eks inimene peab enne natuke, ütleme teadma, aga siin on ka inimesed, saad kellegiga, ütleme, kuidas öelda, vestled, leiadki, et kas sa sobid jooksugruppi, sobid sa sinna jõusaali või rühmatrenni. Ma ütlengi, et meil on siin eakaid palju, on laste, et just see. Kuidas siis alustada, et kui inimene nüüd tunneb, et ma tahaksin näiteks tulla, aga ma ei taha nagu sportlane, ma tahan nagu, et kuidas ta tuleb siia Spartasse, tuleb sinna alla, eks ole, ütleb, et tere, mina olen Mall või Jüri, eks ole, ma tahaks alustada. Otsigu meid üles või ükskõik, tuleb sinna alla. Kirjutagi. Et see ongi see, et kellel, ütleme nii, et küll saab igatpidi, kirjutab, tuleb kohale, helistab. Leitakse ikkagi mingi personaalne, mingi keegi, kellel see lõpuks saad nagu endale nagu nii-öelda. Ega tihti muidugi on võib-olla sellega on nagu lihtsam alustada, et paljudel ongi see, et keegi sõber, keegi käib kuskil, lähed temaga kaasa. Tihti muidugi ongi see, et Eestis on ka palju selliseid treenereid, mõned on väga head, kes pole kuskil läbinud, kelle mingit arvest, aga väga tihti on sellised, kes ise on saanud kuskil midagi teinud natuke juba, siis nad arvavad, et nad oskavad teisi ka õpetada. Tegelikult nagu inimorganism on väga selline, et see, mis sobib ühele, ei pea sobima teisele. Maris on ehe näide, et sa olid väga pikalt ju teinud personaaltreeneri tööd ja siis otsustasid, nüüd ma lähen õpin treeneriks, nüüd ma teen teadustööd.
sünnitan lapse ära ja ma arvan, et sa oled varsti ka sporditeaduste doktor. Ja ma tahan viia lõpetuseks. Ma tahan viia Eesti meditsiinisüsteemi nii kaugele, et perearstid kirjutaks välja nagu treeninguid või nagu liikumist, nagu retseptiga. Et näe, palun, siin on näiteks tunnustatud personaaltreenerid. Mina soovitan minna nende juurde. Sa pead käima ära seal näiteks 10 korda ja siis me räägime edasi su tervisest. Ehk siis see tervishoiusüsteem vajaks isiku vastutust, oma vastutust oma tervise eest, et mitte niimoodi, et käid, saad ainult retsepte, saad tablette ja ei vastuta millegi eest ja meie siis ühiskonnana maksame sellele peale, sinu ravide, diagnoosid peale, et pigem kuidagi suunata inimest liikumisse ja seda nagu mingil mõttes nagu üritada süsteemseks muutuda. 3 ettepanekut teie poolt inimestele, et olla terved. Ärge oodake, et keegi teeks sinu eest midagi ära, et elu on lihtne, võta seda lihtsana, aga liikumine peab olema sinu elu osa nagu hamba pesemine, hammaste pesemine, söömine ja nii edasi, kõik sotsiaalsed asjad, eks. Leia näiteks tee endale kevadel, praegu tuleb pime aeg, sihuke ilm, valgust me peaaegu ei näegi, aga näiteks kevadest tee endale nädal aega näiteks selline asi, et kõik 5-kilomeetrised otsad sa teed rattaga või jala. Lihtsalt tee endale, see on sinu otsused sinu peas. Ja muidugi ole õnnelik, armasta oma lähedasi. Et see on nii nagu sihuke klišee, aga nii ta on, et ega terves kehas on terve vaim ja sa pead kõik endast oleneva tegema, et see nii ka oleks. No kuule, jälle ei ole paremat näidet kui teie ise, terves kehas terve vaim ja armasta oma lähedasi. No kuidas te siis muidu paljunete, eks ole, kui armastust ei ole, aga teie ju liigute. See näitabki, et järelikult kehad töötavad, suudate rasestuda, suudate olla rõõmsad, elurõõmsad, terved. Et see ju tuleb kõik läbi liikumise, positiivse suhtumise, kõigil on muresid. Kõikides paarisuhted, laste küsimused, trennid, firmad, ettevõtmised, kõigil on omad teemad. Aga ikkagi see elurõõm aitab sellest läbi, aga Mart, sinu poolt võib-olla mõni ettepanek või soov? Sihukeste ettepanekut ega ei, mõtlengi, et eks küll tuleb, et küll me jõuame siin Eestis ka kõik teha. Aga üks asi, mis mul vahepeal tuli meelde, oli see, et hea variant, kui inimesed leiavad, et oi, ma ei jõua õhtul teha seda tundi, et mul on tööl nii palju siis võtke endale koer. Meil on koer, kuigi lapsed käisid peale, aga siis üks hetk ma tundsingi, et nüüd ma tean, et lapsed küll tahavad koera, aga ega nemad ei käi. Et nüüd ma olen ise valmis, et ma enam ei viitsi neid kiireid jooksutsu. Ja nüüd ongi see, et sa võid ju teha, mida sa tahad. Okei, meil ongi see, et vahest kui väga-väga vaja on, sa sunnid ja lapsed käivad oma otsa ära. Aga meil on näiteks see, et hommikuti reeglina käib Maris ja õhtul, kui mina töölt tulen, käin mina see tund aega. Seal ei ole nagu sellist varianti, kuigi tihti me käime koos, et ikkagi. Aga seal ongi see, et sa ei saa seda nagu ära jätta, et aga ma ei viitsi täna või ma täna ei lähe, ilm on nii kehv, et see on sama tegelikult, miks meesterahvastele meeldivad kõikvõimalikud pallimängud, kuna see on see, et kui sa käid üksi jooksmas ja siis naine ütleb, kuule ei, sa täna ei lähe, siis ei lähegi, aga seal sa saad öelda, et ma pean minema, sõbrad ootavad. Et aga see koeraga ka, et sul ei olegi nagu ei ole varianti. Aga vaata, loom on ka nagu ravi, eks ole, et loomateraapia. Ma tänan teid selle vestluse eest ja võib-olla lühidalt, et kuidas siis Spartaga ühendust saada või teiega, et kust inimesed teid leida võiksid? Kodulehelt kõige lihtsam, sparta.ee. Nii et olgem sportlikud, terves kehas, terve vaim, aitäh teile. Aitäh.